Irma lõpetas suurte raskustega ülikooli. Mitte raskustega selle tõttu, et tal oleks õppimisega keeruline olnud, vaid selle tõttu, et ta oli üles kasvanud oma vanaemaga väikeses külas, tuli väga vaesest perest ja pidi kogu ülikooli aja tublisti vaeva nägema sellega, et ennast elatada. Kui ta eriala kätte sai, siis kandideeris ta tööle ja töövestlusele jõudes küsib tööandja tema käest mitmesuguseid küsimusi. Sealhulgas ka seda, miks ta kogu aeg ülikooli ajal töötas. Irma seletab siis, et ta on vaesest perest pärit ja pidi ennast ise elatama. Ta näeb, et vastus tekitab tööandjas ebamugavust. Tööandja küsib edasi üha üleolevamalt. Te olete vallaline? Jah, muidugi, noor inimene ju, vastab Irma, ise tundes, et asi pole õige. See tähendab, et tööandja on diskrimineerinud Irmat tema sotsiaalse seisundi tõttu. Sotsiaalse seisundi tõttu diskrimineerimiseks peetakse neid juhtumeid, kus inimest koheldakse halvemini või vähendatakse tema õigusi tema sotsiaalse taustsüsteemi pärast. Selleks võib olla perekonda majanduslik olukord, selleks võib olla abielus olemine või abielus mitte olemine, selleks võib olla ka näiteks see, et vanemad on pärit teisest riigist või et vanemad esindavad seda eriala, mis tööandjale ei meeldi. Selle keelu mõte võrdse kohtlemise seaduses on selles, et inimene ei saa muuta seda taustsüsteemi, kus ta pärit on. Kui ta on ise olnud tubli, ennast harinud, kui ta on oma erialal tubli, siis ei tohi tema sotsiaalset tagapõhja ja sotsiaalset seisundit tema eemale tõrjumiseks kasutada.